Ei ole mina täna stuudios üksi. Rahumeelse vestluskaaslasena on stuudio absorbeerinud täna Peetri, kes on ka Vanglaplaneedi nimelise koha tootja. See on internetikoht ja igati huvitav. Tere tulemast ja kohe purake esimene küsimus. Sa ei ole pooltki nii vana, kui peaks olema inimene, kes tegeleb Vanglaplaneedi eksponeerimisega meie internetiruumis. Kui vana sa oled? No, tere Margus kõigepealt ja tere Nõmme raadio kuulajad. Vanust on nüüd 28, just äsja sain, et no, ma ei tea, vanuse koha pealt on üldse selline lugu, et ma olen väga palju inimesi näinud, kes on nii aastate koha pealt, vanus on küll on väga kõrge, aga noh, ütleme niimoodi, et siis mõistuse ja intelligentsuse koha pealt jääb nagu puudu. Et sa oled ka imestanud, et kuidas neil on õnnestunud nii vanaks elada, ilma et nad trammi all oleks jäänud nooruses. Ka seda täpselt, jah. Et see, jah, vanus on selline asi, mis ei tule. Ma just üks päev kuulasin Einar Laigna ühte loengut, kus ta ütles väga tabavalt, et arutlev mõtlemine võib asendada elukogemust. Et seal on see vanuse kogemus pigem, et jah, noh, ega see mõte ei ole originaalne, selle on välja öelnud tõenäoliselt juba vanad kreeklased, rääkimata Sherlock Holmesis, kes viitas ka järeldamisele. Vahekiluna ma ütleksin siin seda ka, et see vabamõtleja Toomas on napilt üle 20, samuti ootamatu vanus. Aga Vanglaplaneet, kuidas sattusid sa selle otsa? Miks sa seda teed? Mingi põhjus peab olema? No, alguse sai see umbes mingisugune 5 aastat tagasi, ma arvan, kui ma lihtsalt puhtast igavusest surfasin internetis ringi ja mõtlesin just see kaksiktornide teema, et noh, räägitakse küll meedias sellest nii ja naa, aga et uuriks ise natukene põhjalikumalt ja siis ma sattusin sellise filmi otsa nagu Loose Chance ja noh, ütleme niimoodi, ma vaatasin selle filmi ära ja siis ma käisin paar nädalat suu lahti ringi, et mõtlesin, et mis nüüd ja siis hakkasin nagu ise veel edasi uurima, et selliseid filme ja materjali on internetis tohutult. Ja noh, esialgu oligi selline laks, et ma ei saanud aru, et nagu miks nagu inimesed, miks nad ei saa nagu aru sellest asjast, et kui see inimesed räägid, siis tal tekib kohe selline vastureaktsioon, et noh, et vandenõuteooria ja selline asi, siis ma polnud kuulnudki sellist terminit nagu vandenõuteooria üldse, et ma nagu noh, püüdsin nagu inimestele seletada, et näed, et tegemist on ju faktidega ja kõik see asi on nagu olemas ja kõik on kontrollitav. Aga siis mul jah, nagu järjest süvenes kõik see teema, et mõtlesin, et nagu mida peaks tegema, et peaks ju kuidagi nagu levitama seda. Esialgu ma puudsin nagu seda muusikaga, et ma kergelt mängin trumme ja kunagi oli mingi bänd ka, aga seal oli sama probleem, et inimesed, kellega ma nagu seda tegin, et nad ei tulnud selle asjaga nagu kaasa ja noh, ei taha nagu väga peale ka suruda teistele inimestele seda asja. Ja siis ma otsusin teha küll, et ma siis hakkan IT-meheks. Lõin YouTube'i lahti ja vaatasin, et kuidas kodulehte teha ja nii edasi, et alguses oli see päris näljakas, et need esimesi versioone sellest lehest vaadates, et müüke ta välja nägi, et see oli päris kohutav. Aga jah, et nüüd ma olen nagu vaikselt ajan seda asja, et nii lehe kaudu, kui meil on niisugune väike punt siginenud, kellega me siis käime tänavatel suveti flyierid jagamas ja nüüd on saanud nagu noh, filme näidata mõnes üksikus kohas ja noh, see plaanid on suured, et mida edaspidi teha, aga eks paistab, et kõik see aeg ja raha ja kõik see, et kuidas piirid on ju peal. No see on jah, tegelikult eneseharimise küsimus. Mina nägin sind esimest korda eemalt siis, kui Tiit Madisson oli tulnud Hispaanias korraks siia ja oli pisukene, noh, ma ütleksin hale naljakas kogunemine Wall Streeti teemadel seal samas Jaani kiriku ees, Vabaduse platsil. Miks ma ütlen hale naljakas? Sellepärast, et seal olid koos inimesed, kellel tegelikult ei olnud mitte midagi öelda. Ja ma ei tea siiamaani, kas nad tulid sinna uudisimust, tahtest ennast upitada ka püüne peale kõnet pidama. Ma tean, et väga paljud neist ei saa kuigivõrd üksteisega läbi, noh ja mis seal pattu salata, ega ma ise ei saa enamikuga läbi, sest noh, jätame siia nüüd 3 punkti, võib-olla meie edasise saate käigus see tuleb välja, aga siis Tiit jah näitas, et näe, seal on Vanglaplaneedi kamp ja nemad jagavad flyiereid. Mis laadi flyiereid te jagate ja miks? No need flyierid on niisugune noh, võimalikult väikses formaadis niimoodi, et seda infot kõike, mis on, tegelikult on väga raske panna sellisesse lühikesse teksti sisse, aga me oleme pannud, meil on noh,
üks on selline A5 formaadis, vabandust, A6 ja teine on siis A4, mis on, võtab kogu selle nii-öelda siis uue maailmakorra teema kokku, et seal on räägitud ära, et kuidas ajaloos on ja mismoodi on tehtud selliseid asju, et mismoodi tänapäeval tehakse, kõik faktid, nende nii-öelda siis globalistide enda kõik ütlemised, et nad ise plaanivad seda ja nad tegelikult ega nad ei häbene, et kõiki neid asju. Et see on võimalikult lühidalt see teema nagu kokku võetud ja siis teine asi, mida me jagame, on DVD-plaadid. On 5 filmi peal, seal on Wake Up Call ja need Electionsi Endgame'id ja igasugused asjad ja siis mul enda, ma ei tea, kui selle kohta saab öelda film, siis Eesti uus kord, see on seal peal. Jaa, selle ma olen isegi alla tõmmanud ja see on paika pandud ja omavahel öeldes ma hindan seda päris professionaalseks tööks, sest erinevalt mitmetest muudest on sellest tunda mõtlemist, kindlat seisukohta ja seal on ka vaataja mõtlemisele ruumi. Täpselt, et see ongi nagu tehtud niimoodi, et üldse kogu see vanglaplanet ja kõik sellised asjad, et nad on, ütleme niimoodi, et see on hüppelaud, et kõiki seda materjali nagu kokku võtta ja inimestele nagu kätte tuua niimoodi, et inimene lihtsalt istub tugitoolis ja ootab ja vaatab, et kuidas ta samamoodi nagu massimeedia meie aju peseb, et samamoodi nagu see info kõik kätte tuleb, et see on see ei ole nagu vanglaplaneedi eesmärk, et eesmärk ongi see, et inimene saab sealt mingisuguse otsa kätte, et ta näeb seda suurt pilti ja siis hakkab ise edasi uurima, et kus, mis, kes, et selles mõttes, et ega mina ka, nagu ta ütlesid, ma olen noor inimene, ega ma ei tea kõike ja ma olin 5 aastat tagasi, oleks mulle keegi öelnud, et mees, et nüüd sa hakkad raamatuid lugema ja hakkad uurima sükseid asju, hakkad sükseid asja tegema, ma oleks ta kuu peale saatnud, et mis juttu sa ajad, et see tegelikult see info on selline, et see muudab inimest ja tänu sellele, et ma võib-olla teengi seda nagu sellise entusiasmiga, et ma ise olen nagu niimoodi ärganud, et ma loodan, et äkki keegi teine veel ärkab. Ja, vaat seesama ärkamine, see on see, mille juurde ma tahtsin juttu viia, aga võib-olla praegu on veel natukene vara. Ootame mõned minutid, me jõuame teist korda ka täiesti loogiliste jadadega sinna, aga ütle mulle palun, on ka inglisekeelne versioon sama nimega, Prison Planet, aga kas teil on ka seoseid ja kas võib-olla on tekkinud koguni, nii-öelda nime piraatimisega autoriõiguslikke küsimusi? Ei, selliseid asju ei ole olnud, aga see, miks on vanglaplaneet, see on tegelikult väga lihtne. Just, et siin mõned aastad tagasi, või alles hiljuti ju oli see, et eraisikud said hakata ka endale e-domeeni registreerima. Aga kunagi seda ei olnud võimalust. Ja ma tegin selle kodulehe planet.ee-sse ja sealt tuligi nagu loogiline, et Prison Planet on olemas, et siis miks mitte, et kui ma registreerin endal kasutajanime Prison ja siis tulebki ilus veebiaadress prison.planet.ee, et muud nagu tagamõtet seal ei ole, et paljud on ka kritiseerinud, et vanglaplaneet, et nii negatiivne ja süke, eks ju. Aga samas, kui ma paneks vabaduse planeet, siis oleks jälle, et kuule, et meil ei ole ju vabadust, et mida sa ajad, et see nimi on süke, et ta lihtsalt on, et seal ei ole mingit sükest nagu laiemat tagamõtet. Ja nüüd me jõuame tegelikult selle kogu tegevuse usupõhisuse juurde. Kasutasid siin teie teadlikkusega sõna, et ärkasin. Tavaliselt nimetatakse ärkamiseks seda, kui keegi näeb Jeesust ja pauh lööb korraga pildi selgeks, keegi näeb midagi muud ja pauh lööb pildi selgeks. Ja iseenesest ma olen tähele pannud, et need järsku ärganud, need on need kõige hullemad, sellepärast, et nad on mõneti subjektiivsed idealistid. Selles mõttes, et väga paljud ju peavad teadma seda, mida mina näen. Subjektiivse idealismi üks musternäide on see, kui pisike plikakene helistab näiteks vanaemale teise linna ja ütleb, vanaema, vaata, kui ilus kleit mul on, eks ole, ta ise näeb seda ja ta ei kujutagi ette, et seda teised ei näe. Need äkki ärganud rahvuslased, see on omaette müstiline kategooria. Tegelikult nende süsteemsed teadmised on kaunis null. Neile võib ette sööta igasugust jama, kui see vastab sellele, mida nad tahavad kuulda. Siin hiljuti oli näiteks üks suur ärkamine jälle. Inimesed tahtsid luua vägevat uut parteid, ma ei tea, mis sest välja tuleb, aga tõenäoliselt ei tule sealt välja midagi, et üks oli koguni Tarandile, Indrek Tarandile ära seletanud, kuidas need asjad tegelikult on ja Tarand olla ka ärganud ja tema hakkab nüüd seda parteid juhtima ja inimesed tulevad karjade kaupa. Ühesõnaga, efekt on külahullu oma, sest ta on veendunud, et kui juba tema peas see mõte on, siis teab seda kogu maailm. Kuidas sa eraldad eri sõkaldest oma vaimustust ja tahet midagi uskuda fakti tuvastamisest? Ega seal ei olegi midagi keerulist, tuleb lihtsalt vähemalt 3 allikat ma olen võtnud, mis kõik selle info, mis ma nagu olen sinna enda lehe peale pannud, et ma võtangi, et kui
no ongi, et vähemalt 3 allikat, kus ma selle üles leian, et see asi on nagu tõesti niimoodi olemas või siis kui on nagu ametlikud dokumendid, no võtame näiteks Rockefelleri enda ülestunnistus, kus ta räägib, et ongi vaja, et noh, ta tahab seda kogu maailma liita üheks globaalseks süsteemiks ja noh aga on see nüüd hea või on see halb? Vaat see ongi küsimus selles, et kas nad teevad seda avalikult, kas seda räägitakse meile uudistes, et tahetakse ükst asja teha, noh muidugi nüüd juba räägitakse ja püütaksegi seda rääkida, et see on nagu hea asi, et tuleb meil üks Euroopa Liit ja kõik nii edasi. Aga seniajani nad on teinud seda ju kuskil kulisside taga. Et see on nagu üks märk, et häid asju ei aeta niimoodi. Oli üks kole reede, kui ma rääkisin ka seda teemat, kus juures üle poole tunni kindlasti seoses elektri hinnaga, ausalt öeldes ma olen sügavalt veendunud, et kogu sellest jutust võib-olla paar inimest sai aru, aga no heakene küll, sa ütled, et Rockefeller teeb seda asja salaja. Aga oled sa kindel, et igale inimesele ongi üldse võimalik selgeks teha neid seoseid? Ega põhimõtteliselt ühisraha ei ole halb, ainult et sellest ei saa alustada. Kui me hävitame siin ühe rahva usutunnistuse ja eetika selle nimel, et meil oleks mingisugune sogane mass. Euroopa Liiduga juhtub nii nagu sellesama igasuguse globaalprojektiga. Tegemist on ühinenud anumatega, veetase on erinev ja kui sa vaatad kahemõõtelises ruumis, siis see tasemete paika paneks nagu ei olegi nii hull, ainult et vaatame palun, kui sügavad need anumad on, milline on diameeter ja mis juhtub üldise tasemega, milline kohutav langus tegelikult tekib, nivelleerumine. Paljudel tõuseb, aga see ei ole veel vaimselt vastuvõetav, et see elatustase ja haridustase tõuseb teatud piirini, mis vastab võib-olla meie süsteemis siin oma kõva 4-klassilise haridusega. Oled sa kindel, et seda üldse saab selgeks teha ja et seda on mõtet avalikustada? No ma ei tea, mina nagu nii palju, kui ma seda teinud olen, ma teen seda lihtsalt nagu mul on sisetunne, et ma pean seda tegema, sellepärast, et vastasel juhul mul ei ole mõtet hommikul üles tõusta, et mõelda, et ongi, et inimesed ongi lambad ja keegi midagi ei viitsi kuulata, eks ju. Ja see süsteemi korda tegemine, see on tegelikult ülilihtne, lihtsalt detsentraliseerimine. Praegu käib see asi täpselt vastupidises suunas. Ajalugu on näidanud, et see ei vii mitte kuskile. Ja võtame siin meil Šveitsi näidegi, eks ju, et seal käib see asi hoopis vastupidi ja mudeleid on olemas, mille järgi tegelikult riiki arendada. Aga näha on, et need jõud, kes meie riik arendavad, et inimestel on see, et kurdavad kogu, et poliitikud on lollid ja keegi ei tea midagi ja ei oska midagi teha, eks ju. Tegelikult on asi vastupidi, nad teavad ju täpselt, mida nad teevad. Või võib-olla nad ise ei tea, aga neil on ette öeldud, et mismoodi nad peavad käituma ja see on ju tegelikult nii läbinähtav. Jah, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad, sest neil ei ole mõtet seletadagi, mis peaks olema lõpptulemus, nad ei saa aru, nad viivad asja parlamenti, 101 ärritunud inimest vehivad kätega, hääletavad, ei tule kohale, ajavad jama. Sa ju näed, et siiani tarkade protokollides on tegelikult tõde. Ainult valitseja ja tema 3 nõunikku panevad plaani paika, kusjuures isegi need 3 nõunikku ei tea, mis on valitseja peas. Mis on selles halba? Halb ongi see, et need inimesed, kes seal päris tipus on, et normaalne inimene nagu 9/11 võtta ei saada 3000 inimest surma mingite enda heade eesmärkide nimel. Kas see oli tippmees, kes seda tegi? Minu meelest see oli... Kes selle tegi? Selles ongi küsimus. Kes selle tegi? Vaatame nüüd rahumeelselt asja, seda 911. Kui sinul oleks Tallinna kesklinnas 2 igavest tornimölakat, mis on amortiseerunud, mille üleval pidamise kulud on kuradi kõrged, mille rendimaksed ei kata neid kulusid, lepingud on pikad, advokaatide hinnad kallid. Võib-olla sa läheksid Toompeale ja ütleksid, et kuule, peaminister, teeme niimoodi, et laseme need tornid kokku, meelitame inimesed välja, laseme kokku ja peaminister ütleb, et oot, aga sellest saaks palju parema projekti. Laseme need tornid kokku küll. Ütleme, et need olid lätlaste lennukid, mis tulid. Ründame Lätit ka. Ma just rääkisin meie sõbraliku Lõuna-Eesti presidendiga, et midagi võiks nagu teha ja ta ütles, et kui me tahame lätlasi rünnata, tuleb ikka teha meediakampaania. Umbes selline vestlus oli Bushi ja Blairi vahel tegelikult ju. 9 kuud enne sündmust Bushi ranchos vist. Ja loomulikult me teeme selle ja see 3000 inimest
see ei ole ju, vabandust, mitte sittagi võrreldes sellega, kui palju sureb Aafrikas nälga, kui palju tapetakse heast peast, kui palju saab aastas rabanduse, kui me võtame meie hiiglasliku Estonia katastroofi. Issand jummal, kui palju inimesi. Samal aastal autoõnnetustega läks tükk maad rohkem inimesi ja seda ei märka keegi, sest me oleme sellega harjunud. Aga on vaja sündmust, millega saab käivitada otukeste vankumatu usu, et islam on kuradist. Lähme kallale, lähme maksame kätte meie seal tapetud poiste ees. Sama mentaliteeti üritatakse kultiveerida siin, aga eestlased ei ole kuigi religioosne rahvas. Eestlased on niimoodi, et neil ei ole enda ja jumala vahele veel kirikut ja annetusi vaja. No, mudel on ju niisugune.